ühesõnaga, oleme teel mingile saarele, mille nime me praegust öelda teile ei oska, küll aga kohe kui kohale jõuame, siis ma loodan, et see silt on olemas. Tuju on hea, nagu näete, Teet on alustanud jälle järjekordse nukuteatri etendusega, et meie tuju rõõmsana hoida. Nüüd on saare nimi ka teada ja ausalt öeldes tahakski pisut teile rääkida sellest saarest, miks just siia Pihlaja saare peale tulla. Helsingi inimestele ja üldse siis ütleme selle lähiümbruse inimestele on see Pihlaja saari päris selline populaarne koht, kuhu tullaksegi peredega pikniku pidama. Saab siia saare peale 10 minutiga. Esimene praam tuleb välja juba hommikul kella 9:30 ja nii iga tunni aja tagant. Võtke punt kaasa, lapstel on siin tegemist kui palju. Ilus rand siin ees kohe, ronimisasjad on siin ümberringi, vanematel on siin väike restoran, kohvik saare peal avatud ja rahvas käib siin kõvasti. Tegelikult ei ole ta ainult üks saar, vaid ta koosneb nagu 2 erinevast saarest, nii et kui te tulete nagu meie, ütleme 2 perega siia saare peal ja selle 10-minutilise väikese paadisõidu ajal tekib teil ületamatu tüli, siis te ei pea olema ühe saare peal. Üks seltskond läheb ühe saare peale, teine seltskond teise saare peale ja siis kui laev jälle välja läheb, siis kobite kokku ja vaatate, kas tuleb leppimine või ei tule, aga selle saare peal tuleb, uskuge mind. Ja kui hakkab väga kiire või selline koduigatsus tuleb peale, siis tulete siia randa, vaatate üle ja näete, Tallink peatub siin, iga 2 tunni tagant läheb välja, nii et võib-olla kui Soomest juba niimoodi on, saate ka laeva peal hüpata ja 2 tunniga olete juba Tallinnas kodus, nii et hästi mõnus koht. Soovitan soojalt. Aga Teet, mis sulle kõige rohkem siin saare peal meeldib? Mulle meeldib see, et me võtsime kaasa need piknikukorvid ja et lapsed said lõpuks ometi ühe päris ehtsa pikniku maha pidada. Muidu ainult lubame ja räägime, aga Eestis tehtud ei saa. Marta, meeldib sulle piknik? Väga. Ma tahaksin iga päev ja iga nädala aja teha piknikuid. Palun! Vot, lapse suu ei valeta. Robert. Ja naa. Nii ja naa. Mis on naa? Sest siin on kõikjal käbid ja ma astun kogemata nende. Käbid, Metsa all ongi ju käbid, sõbrakene. Aga mis te sellest arvate, kui tegelikult teekski nüüd ühed sellised aktiviteedid ka, et hakkame mängima kulli või peitust, mina olen nõus. Ja kes on kõige kauem peidab, see võidab. Sul on see mäng juba selge, me kodus mängime seda väga tihti. Me loeme 20-ni ja siis hakkame Kristjaniga teid otsima. Jookske, peitke! Kohe varsti tuleme. Oi, kus nad küll olla võivad. Teet, vaata selle puu taha. Las ma otsin. Oota, ma otsin ka. Siin küll ei ole. Oi, siin kivi taga pole kedagi. Ei ole, aga kas seal kännu taga võib olla? Las ma vaatan. Oi, kedagi ei ole. No otsime edasi. Mine vaata mere alla. Kohe leian su üles. Ei ole. Robert! Meie peres on sellel mängul hoopis teine mõte. Mõte on see, et lapsed jäävad nagu terveks päevaks kadunuks kuhugile. Ja kui nendele kõht tühjaks läheb, küll nad välja tulevad. Lapsed ei jää peitu. Me oleme sellest juba aru saanud. Tühi kõht läheb nad välja ja siis nad on jälle platsis ja siis mäng jätkub peale lõunat. No ja nagu te näete, on võimalik rentida ka oma mökki siia saare peale. Sellised, üsna ruumikad, mitu inimest mahub siia sisse ära. Saate siin olla ja kui see on teie oma, siis muudkui panete ise oma taba ette ja saate siia tulla. Ja ausalt öeldes, kuna on õhtu juba kätte jõudnud, siis tegelikult tuleks aeg ka lapsed üles otsida, sest et peituse mäng endiselt kestab. Kuna need on ainukesed 2 sellist kabiini, millel lukku ees ei ole, siis ma peaks arvama seda, et üks nendest siin on. See oli suurem laps, see on lihtsalt ära põgenenud vanemate eest. No muidugi telefoniga väike internetiühendus, las see jääb siia. Aga kas siin võiks olla? Ja leidsimegi Roberti üles. Nii, Robert, tubli oled. 5 tundi otsisime sind, ei leidnud üles. Lähme nüüd sinna poole, teeme veel paar mängu. Mida te siin ukerdate nüüd? Isa õpetab last. Esimene vise Martal. Ja tuli täitsa hästi. Nüüd loobime kive. Kes viskab kaugemale, ei pea tagasi Helsingisse ujuma. Kes viskab poi pihta? Mina viskan kõige kaugemale. No viska. Tubli. Näed, Kristoferil on kõige kaugemal. Noh.
Loomariigist juba on teada, et siis kui suured isalõvid hakkavad jääma noortele alla, siis see ajab nad hulluks, nad lõpuks jooksevad üksi karja juurest minema, et kuskil vaikuses ja mitte hävis surra. Teedul on praegu see sama probleem. Christopher viskas tast umbes 10 meetrit rohkem ja nüüd ta ei saa seda enam sinna paika jätta, sest et ta on ju eluaeg kõige kaugemale visanud. Kuidas siis nüüd? See, et vanadus tuleb, et käsi enam nii täpne ei ole, kas see, tema seda ei arvesta? Tema arvestab seda, et kuni 105. eluaastat laeva peale soppama. No nii teed, meie seiklusrikas reis Soomemaale hakkab läbi saama ja on aeg teha väike kokkuvõte, mis meile meeldis, mis meeldis naistele, mis meeldis lastele ja mida me kõikidele teistele Soome reisivatele peredele soovitame. No alustame lastest, sest nendega on lihtne. Kõige ägedam atraktsioon nende jaoks oli kahtlemata Särganniemi lõbustuspark. Varuge aega, kui sinna lähete. Kindlasti võtke päev, aga ausalt öeldes võiksite Tamperes selle ümbruses ja Särganniemis veeta terve nädala lõpu. Jaa, sest et seal tegemisi jagub, Teet möllas ju selle wakeboardiga ja... See oli super. Opa! Mine metsa! Minu jaoks jäigi sellest reisist kõige rohkem meelde esimene katsetus wakeboardiga. Polnud üldsegi lootusetu katsetus. Ei, vaid väga üllatavalt, ausalt nii vana mehe kohta, nii selline perfektne katse, et see oli kohe. Ja samas hoopis teises äärmuses, mis mulle väga meeldis, oli looduspark, kus me käisime Põdral maja metsa sees vaatamas. Just. No Kristjan, tahad proovida? No ma proovin ka korra. Nii, teeme peppu puhtaks kenasti. Kus me saime toita, noori põdravasikaid saime, lapsed said pai teha väikestele kitsedele, pämbidele, põhjapõtradele. Need on ju armsad beebid. Need on väga armsad, mul on tunne, et mul on kohvis üles kohe. Vaata neid sarvemüksusid, Kristjan. Ta paneb sulle selle sarvemüksuga vasti siuksed tou. Aga võtame ette naised, mis naistele meeldis? Naistele meeldisid minu naisele vähemalt 2 korvi. No tegelikult, kui nüüd võtta nii, et laevaga Soome reisimise üks kõige suuremaid rõõme ongi see, et saab olla laeva peal, sellepärast siin saab poes käia, shopata. Palju maksab? Palju. Liiga palju. Ja Helsingi kandis saab veel shopata. See oli minu naisele kõige parem vahel. Vaat see on Soome, see on puhkus. Ei, igal juhul naised jäid rahule, see oli kõige tähtsam, aga mis mulle kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis see, kui me käisime Lahtis hüppetonni all ujumas. Jaa, mennä nüüd! Mõelge ise, 26-kraadine soe vesi, küttega selline bassein, seal saad ujuda, möllata ja võid käia vaatamas tornist alla. Matti on siin olnud, tema ise on vaadanud siit, mõelnud siit mäest alla, siit ma lendan nii kui Soome kotkas. Sulepuru taga. Mulle ausalt öeldes see meeldis, see oli niimoodi selline ajalooga segatud ujula. Mõnus. Ja kõige rohkem adrenaliini ja võistluspõnevust pakkus kahtlemata maailma suurima sisekaardiraja külastamine, kus me Kristjaniga siis ka ennast joonele panime ja selgeks tegime, kes meist kiirem on. Sa jäid mulle mitmel korral lihtsalt ette, võimatu on mööda saada. Vastupidi, ma tahan öelda. Ei, lase mööda. Millest sa räägid? Pidur. No kaas, pidur. Siin on ju selgelt näha, et ma olen sust kõvasti kiirem. Seda ei tahaks üldse meenutada, sest et mis sa sellisest asjast ikka meenutad, kui... Igal juhul ühte asja tasub kokkuvõtteks öelda. Tulge avastama Soomet, ükstapuha siis, kas tahate ööbida hotellis, ööbige, aga veel lahedam ja ägedam pere jaoks on see, kui te võtate kaasa oma majakese ja sellega tulete avastama tervet Soomet, sest siis saate ju põhimõtteliselt minna igale poole, kuhu tahate ja ei pea broneerima spetsiaalselt selleks mingit mökit või asja. Aga poisid, kuidas teile meeldib? Väga meeldib, ma tahaks magada. Tahaks magada juba? No vot, selles haagis suvilas lapsed lausa ise tahavad magama jääda. Ja saunasid, nagu te nägite, saun ei pea ka endal kaasas olema, vaid seda on Helsingi kesklinnas võimalik võtta. Nii et Soome on täis üllatusi, see on lahe. Aga nüüd, kuna laevareis on lühike, kõigest 2 tundi Helsingist Tallinnasse, siis ei tohi aega kaotada, nii et lähme nii kaua, kui veel see reis kestab. Head reisi teilegi!